Ja rõõm on stuudios tervitada ansambel Anmatinot. Tere tulemast meie suvestuudiosse, Anne ja Richard. Tere. No meil Kadriga on hea olla. Kuidas teil? Meil on väga hea. Meil on väga hea. No Anne, viimasel ajal sa vahetad oma lavapartnereid kui sokke, et sul on jälle uus lava ja kusjuures veel noorem. Et kuidas te niimoodi kokku saite, et Richard, sa helistasid kindlasti Gunnarile ja ütles, et ma laulan nii, kus jaksan. Ei olnud niimoodi tegelikult. Nii- Ma leidsin nii julge ma ei jaanipäeval olnud. 2 aastat tagasi. Leidsin Richardi. Jah, seal ta laulis ja tegelikult nagu siis meil polnudki bändi meessolisti vahetust üldse plaaniski. Aga siis, kui see päevakorda tuli, siis oli Richard juba mul tuttav ja Oli Varnast võtta. jah, järjest. Et oli võtta ja siis niimoodi kuidagi on see asi nii läinud ja siin me oleme. Kus need teie põhilised esinemised siis on või kus teid näha saab? No ikka pubid, vabaõhukontserdid, jaanipäevad, kõrtsid, no ja sellised kohad, kus pidusi peetakse. No Richard, sina lõpetasid äsja Tallinna 32. keskkooli. Palju õnne. Kuidas tunnistus oli? Hea. Ei, minu jaoks piisavalt hea. Millise Kallakuga kooliga tegemist oli? Teatriklassis. Teater humanitaar. Seega see tuleb vägagi kasuks siin muusikutöös. Jaa, kindlasti. Jah. Kas te kuidagi õppimist ka segas sellised öised mängud ja pikad nädalavahetused ja? Ma arvasin, et võib tekkida selline olukord, aga mitte väga sellepärast, et koolitöö toimub ikkagi nädala sees ja kõik see töö nädala lõpus. Ütleme nii, et kui ta reedel tööle tuleb või esinema tuleb, et siis väike vahe on sees küll, et on nagu väsinum kui laupäeval. Kui muidu võib-olla oleks, kui ei peaks koolis käima. Aga kuidas koolikaaslased suhtuvad? Päris noores eas niimoodi bändi teha ja lavadel esineda ja? Ja selles mõttes, et ma ei ole nendega nagu väga palju sellest rääkinud, nad teavad kõik aga on ka väga palju koolikaaslasi näiteks. Ma tean, aasta nooremaid on mul sõpru tuttavad, kes ka teevad muusikat niimoodi ja see on see, et kes tahab, see jõuab. Igaüks, kes tahab, on YouTuber ja on kohe kuulus. Jah. Kas vahel on nii ka, et öeldakse, et sina ju teed seda lugu, aga siis tuleb välja, et see ei olegi sinu lugu? Et mul on selline juhus olnud, et ma olen esinema läinud ja siis õues on juurde tulnud, et ja need, kas sa oma suurimat titti esimest lund ka täna teed või? No sellised asju juhtub ikka. Aga see on arusaadav. Suurepärane üks küsimus veel, et kus teid jaanipäeval laulmas kuulda saab? 23. juunil Rakkejaani tuli Lääne-Virumaal ja 24. on Võrumaal. No seda saab siis internetist vaadata, aga suur tänu, et te tulite ja lõbustasite ka meie televaatajaid oma rõõmsa ja tempoka muusikaga ja loodame, et siis Rakkejaani tuleb nii mõnigi suvestuudio vaataja ligi ütleb, et esinesite ja olite lahedad. Me loodame. Suvestuudio poolt Sokas Kurku. Aitäh teile kutsumast. Aitäh.